täna on 19. juuni ja väike update, sest uuel kuul kuu aja pärast on meil reisid, värgid ja särgid ja siis tuleb ka kõvasti contenti, videoid ja märke. Aga nüüd selline väike update, mis siin vahepeal toimunud on. Manti on sitaks vahepeal tulnud ja ma ei teagi, kust otsast alustada. Meil tuli praegu ka paar pakki tuli ja nood ka vaja veel unboxida. Sain siin mõned sellised pumbad. Neid on paar tükki, 3 tükki tegelikult, kui päris aus olla. Ühel ei ole seda sisemist toru, aga mõtleb midagi välja. Üks nendest on siin kasutuses, nagu te näete, siis kasutumasin ja toiteplokk on nüüd põranda peal. Sai natuke siin põrandat ümber liigutatud ja pandud, võib-olla saab siia poole ka natukene panna kunagi. Nagu näete, see on kõik sama. Muretsesin neid mootoreid 3 tükki juurde ja siin on nüüd siis õlitus. See sai ka kõik ära puhastatud, ilusti pestud ja tulebki, õli on siin, jookseb siia ja siis jookseb siia otse sisse. Kontrollime siis selle Siemens logoga ja muidu väga polegi midagi muutunud, seal on väike niiskus eemaldiga ja siia sai pandud siis õlituse programm, ehk siis 1,5 sekundit pumbatakse õli. Et niimoodi. Siis sain siin arvuti ventilaatoreid natukene 3 euri eest, päris odav. Ja siis sai natuke automaatikakaableid, selline võrgukaabel, mis on sellise tavapäratu otsaga natukene. Aga seda on päris palju ja andurikaableid ja võrgukaableid ja siin on veel üks selline kaabel, natuke rohkem otsi, aga saab andurite jaoks kasutada. Ja siis veel üks selline rull andurikaablit ja veel üks rull. Ja siis on siin mingit 2 soonega kaablit omajagu. Ja siis on selline üks enkooder, tsenter on küll puududel, magnetiline osa, aga leiame mingi viisi, kuidas seda kasutada ja siin on ka juhet omajagu. Sai siin Pokemoni kaarte natukene ostetud, nüüd on mingi 5000 äkki kokku või midagi sellist. Ma teen endale natukene ruumi siia. Vaatame, kuhu saab maha istuda. Selline värk, ega muud siin väga ei olegi. Puhkuse ajal siis tuleb terve hunnik videoid nädal aega trippi, iga päeva kohta üritab mingi klipi teha või midagi. Vaatame, paneme võib-olla TikToki üles jooksvalt. Et nagu näete, siis kapp on nüüd ära viidud. Kapi osast on siin, aga need tuleb ka ära viia. Ja siis täna tuli ka mõni pakk, sellised 3 suuremat pakki. Üks ei jõudnud millegi pärast, ei tulnud sõnum kohale, mis oli natukene imelik, aga väidetavalt oli neil probleeme sõnumite saatmisega või midagi. Nii et proovime siis kuidagi siia paigutada. Kääritud ma või on mul äkki nuga? Nii et alustame sellest pakist. Siin on meil 2 temperatuuri kontrollerit sellist 2 anduriga, umbes samasugune, või ongi samasugune nagu see, mis mul seal selle küljes on. Nii et seal on samasugune neid 2 tükki. Ja siis mõned asjad on siin veel. Mõned sellised võtmed puuri otsa pandavad. Siin on toll mõõtmestikus ja meeter mõõtmestikus. Ma ei teagi, mis need on. Ei mäleta täpselt.
mina neid ise kuskilt AliExpressist või kuskilt ei tellinud. Keegi Eestis müüs neid. Ahah, need ongi. Need, mis on toll ja meeter mõõdestikus ja siis need väiksemad on ainult millimeetrites. Et jah, neid ka siis natukene. Ja siis jah, pole keeruline neid kuhugi paigutada siin niimoodi, et kõike näha oleks. Selline pole väga pakkimisega väga vaeva nähtud, aga ei ole hullu. Jube kaua mõned pakid tulid. Muidugi nad mootorid on veel tulemata. Ma ei olegi seda veel unboxinud täna. Ei olegi tükk aega ühtegi unboxingut teinud. Niimoodi suurelt. Nii, natukene kile jälle. Võtsin jaanipäevaga. Nii, vaatame, mis meil siin siis on. Meil on üks selline asi. Ei tea, mis siin all peidus on. Mingi programmeerimisluuk või mis. Vaatame kohe järgi, kui me selle lahti saame. Ja põhimõtteliselt jah, mingi progeerimiskaabli vist saab siia panna. Aga ilmselgelt saab display pealt ka programmeerida seda kõike. Nii. Proovime selle luugi nüüd tagasi saada käsi. Kuidagi. Et selline temperatuuri kontroller. 2 andurit läheb siia. Defrost. Ja siis on jah, natukene manuaali otsima, kuidas seda progeda. Siis meil on siin üks 12-voldine pisike trafo ja siis on veel üks temperatuuri kontroller. Samamoodi 2 anduriga. Ja see on 12 volti AC/DC ehk siis põhimõtteliselt nagu need 2 läheksid omavahel kokku. Nii, mis meil siin veel on? Kuskil peaks siin teine ka olema. Jep, teine selline ka olemas. Siis on meil kotikestes mingeid asju ja ma ei saanudki aru, mille jaoks need täpselt on. Aga huvitav. Mingid sellised asjad. Et kuhugi need kruvitakse kinni. Need on mingid maandusasjad. Ja siis on siin teine kott, kus on veel neid. Jah. Siis on mõned andurid, Danfossi omad, PT100, need on siis, lähevad nendele kontrolleritele ilmselt. Siin on 3 tükki praegu, jah, 3 leidsin neid praegu. Siis on üks selline trafo veel, siis on mõned sellised punased LED-id, 220 volti. Neid on mingi 4 tükki äkki või. Siin on 3 tükki veel. Siis on 2 sellist võtmega lülitit. Need on alati kasulikud. Ühel on seega, aga mul neid on. Et see ei ole probleem. Siis on veel üks koti täis neid. Ma eeldan, et need on mingid tie-downid. Ilmselt guugeldama natukene, uurima. Ja siis on meil siin selline kontaktor, mis on meil 230 volti. Selline suur priske. Nuga läheb vaja.
see on meil tavaline selline kaitse kahe poolusega, väike mootorikaitse, jep, mis ta on 1,6 kuni 2,5 amplit. Siis on meil siin üks taimer, kell ei tööta, patarei tühi, samamoodi kahe poolusega või kahe releega. Ja siis on meil siin mõned väiksemad asjakesed, paar sellist tegelikult 4 releed, 230 volti on kõik. Koilid on 230 volti kõikidel koos alustega, nii et väga hea. Siis on üks selline pisem relee natukene, samamoodi 230 volti ja siis on meil üks siin taimer. Ma eeldan, et see on Taimon, jah? Või mis ta nüüd on siin? Toide sisse. Nii kaua kui see on taim. Jah, see on delay peaks olema ikkagi. On delay ehk siis 10 kuni 100 tundi. 0,1 sekundit kuni 100 tundi on maks, nii et jah, selle saab ka kuhugi seina peal panna. Ning siis meie kõige suurem kast täna, kõige vajalikum tegelikult, sest seda oli maale vaja just. Linnas ei ole mul sellega midagi teha. Ja ega neid kuskilt väga enam ei leia, nende leidmine on väga keeruline. Tegemist on siis pumbaga. Maale on vaja uut pumpa, sest kaevus olev pump lekib ja värki ja ühel hetkel ilmselt läheb läbi. Tihendid on läbi seal. Ning ma muretsesin uue. Maksis 49 eurot ja natukene peale. Ilmselt on suht vana. Näeb siis välja selline. Kasutusjuhend isegi kaasas. Vene oma. Kahjuks jah, aastast 1983. Et ega meil väga ei ole sinna kaevu midagi muud panna. Ilmselt mingi hüdrofoori või midagi saaks panna. Aga väga muud mitte. Siin on siis igasugused joonised ja värgid. Ära ütle, et see on nüüd... Ei, see vist ei ole 3-faasiline ikkagi. Jah, see on 220 ikkagi. Jop. Nii on joonised, et kuidas ühendada. Midagi väga keerulist ei ole. Nii. Isegi juhe antakse kaasa. Siis paar sellist mingit plastikust ühendust siin. Tea, mis materjalist nüüd tehtud on. Ja see on siis ilmselt väljundi oma. Samamoodi plastik. Ja siis pump ise. Nii, siin on mingi boks on kaasas. Siin sees on selline metallijupp. Klapp. Väga hea. Neid ongi vaja, sest meil vee võtmiseks on vaja neid klappe. Tagavara tihendid, 2 komplekti ja siis üks suur tihend ka sinna alla. Et väga hea, saab ühe pumba võib-olla isegi ära parandada veel. Tänu sellele, et tagavara tihendid on meil. Nii. Näeb ta siis selline välja. Päris suur. Värv küll natukene koordub.
aga pole hullu. Vaatame, kas ringiga käib. Jep, keerleb küll. Käpp ka olemas siin niimoodi peal. See on natukene stoutim kui see, mis meil on. Siia siis läheb väljund. Ja siin on jah aastast 1983 220 volti, 440 vatti. Ma ei tea, kas ma ta tööle saan panna. Päris pikk juhe. Muidugi selle otsaga pole meil väga midagi teha. Selle otsa peaks tegelikult ära võtma. Ja tegelikult ma võtan kupli pealt ära ja vaatame, mis kupli all on ja siis äkki proovime isegi tööle saada korraks. Vaadata, kas ringi ka käib ikka. Kas ikka on toimiv. Pärast tuleb välja, et ei tööta, siis on ka jama natukene. Nii, võtsin kupli maha ja ega siin midagi väga ei ole. Faas, neutraal ja maandus. Sinine ja valge. Nii et ka midagi ei olegi muud kui snipime selle otsast ära ja pistame ta korraks pistikusse. Vaatame, kas käib ringi. Sest jah, selle otsaga mul ei ole kahjuks midagi teha. Meil ei ole sellist pistikut ei ole, isegi maal mitte. Ja nagunii see läheb suure üldse kaevu ja tiigi juurde, et seal ei ole nagunii pistikut, et ma pean selle otsast ära lõikama niikuinii. Et sellega pole väga midagi teha, aga võtame siis tolle otsast ära ja teeme juhtmed paljaks ja vaatame, kas saame ta tööle ka korraks. Nii, panen siis väikse juhtme otsa siia külge. Siin on kaitse olemas, nii et vaatame, kas läheb tööle või käib pauk. Väga hea. Töötab jumala ilusti. Super luks. Tänaseks on see mingi, ma ei tea, 40 aastat vana või? Üle 40 aasta vana pump ja siiamaani töötab, nii et vanasti tehti häid asju. Ma ütlen, et ega praegu ma sinna kaevu põhimõtteliselt ei saakski mitte midagi muud panna. Peabki olema selline pump, sest midagi muud sinna väga ei sobikski. Hüdrofoori väga ei saa panna ja ega üldse sinna mingi pumba leidmine on natukene keeruline, nii et jah, väga hea, töötab super, nii et jah, ma panen nüüd siin selle mandi kokku, paneme siia oma seina peale mõned lülitid võib-olla juurde. Mul tinnlatti on, saaks nagu ühe rea sinna alla panna veel. Ja nii ongi, et ma panen selle pilliga uuesti käima ja niimoodi ongi. Nüüd ilmselt ühtegi update'i ei tule enne kui võib-olla siis, kui hakkame heina niitma. Üks niitmine sai ühe pallu peal juba ära tehtud. Ja nüüd siis on jäänud veel teha teine osa suurem põld, aga tole ilmselt läheb kunagi jaanipäeval. Peale jaanipäeval võib-olla puhkuse ajal. Puhkuse ajal on ka plaane palju. Autol on vaja sumpa ära vahetada, keskmine ja tagumine osa. Ja siis võib-olla mingeid keretöid teha, natuke plekitöid, pahteldada, värvida. Auto vähe ilusam välja näeks. Ja siis sellega väga ei teegi midagi. Sinna sai pistik ära pandud sisse. Et nüüd on nagu see on siis põhimõtteliselt nagu valmis ja nagu oma koha peal. Et nüüd nagu järgmist projekti väga ei olegi. Kasvuhoone sai ka valmis. Kasvuhoone kastmine. Järgmiseks aastaks jälle mõned plaanid, kuidas nagu veel paremini teha, ümber muuta midagi, üksikuid asju. Ja siis põhimõtteliselt tulebki meil siis Saaremaa Soome reis. Nädal aega peaaegu. Kõik on ära plaanitud, kellaajaliselt paika pandud, kuhu minnakse, mida tehakse. Nii et vaadake kindlasti mu TikToki, kindlasti sinna postitan jooksvalt mingeid videoid, kus me midagi teeme ja kus me käime värki. Ja siis ma samas teen ka kindlasti muud videomaterjali YouTube'i jaoks, aga ma arvan, et ma saan tolle üles laadida alles siis, kui me tagasi oleme
aga siis hakkab mul puhkus juba läbi saama, nii et 3 nädalat puhkust kokku on ümmarguselt, et enam ei ole puhkuseni palju jäänud. Jaanipäev saab ära ja siis 2 nädalat ja siis ongi põhimõtteliselt puhkusaeg ja siis tuleb vaadata, mis saab. Kindlasti siin keldris veits koristada, vaadata, ära visata üht-teist, et seda manti on ikka julmalt tekkinud. Kogumishaigus on ikka päris hulluks läinud, et räme mingi ostlemine käib. Kõike ma ilmselgelt ei osta, mida mul nagu kindlalt vaja ei lähe, sellele ma väga pakkumisi ei tee. Siin oli kontrollereid, aga keegi ostis 230 euri eest kõik ära. Oli S7 200 kontrollereid päris palju. Nendega oleks päris lõbusanud, ekraani oli ka seal päris palju, et aga nii läks, et ei saanud. Aga noh, pole hullu. Nii et jah, ma ei tea. Aga vist muud väga midagi hetkel ei olegi. Tänan kõikidele vaatamast, likeige, kommenteerige, subscribe'ige, kui te arvate, et mu content on väärt vaatamist, vaadake mu vanu videoid ka. Seal on võib-olla contenti, mis on parem natukene kui need suvalised update'id, mis siin kord mingi üle 2 kuu tulevad. Tean, videote tegemine on jäänud tagaplaanile, pole väga aega olnud, aga üritame nüüd hakata vaikselt järjest tegema. Varsti saab korterilaeng ära ainult natukene vähem kui aasta veel maksta, siis saab see ära ja siis saab edasi vaadata. Puhkuse ajal on plaani hakata ka natukene remonti tegema, köögi ja koridori vahesein tuleb ära võtta lõpuks. Et siis saab kunagi hakata köögiremondiga pihta, too tuleb päris suur töö ja ilmselt jääb uude aastasse siis, kui juba raha rohkem on. Loodetavasti, aga noh, siin see riik korjab ikka meil viimase sendi ära, nii et ega päris keeruline on, peaks ütlema, et muidugi arved on ka suured, üüriarve on päris jõhker, see mingi 3-4 kuud praegu üritame siin mingeid rahasid kokku saada, et maja taga hakata kaevama ja torustikku vahetada. Aga jah, aga veel kord tänan kõikidele vaatamast ja kohtumiseni.